Tere hommikust, otse duši alt Matile. Tänane seeria on rohkem puusadele, eriti me teeme puusa välirotatsiooni mõjutavaid poose, et seeläbi stimuleerida siit reie sisekülje kaudu maksa ja neeru ja reie välikülje kaudu sapipõiemeridiaani. Kõik ettekummardused veel omakorda mõjutavad põiemeridiaani, aga ma pärast räägin lähemalt. Et tule kõigepealt võtta enda jaoks sobiv istepoos. Toeta käed kuhugi põlvedele või reitele, pane silmad kinni. Kui sul on silmaklapid kodus on, siis proovi teha nendega, see on minust nii suur vahe. Kui sa õpid täielikult usaldama oma kuulmismeelt ja sa võid näha, et sa saad hoopis sügavamasse lõdvestusse ennast seeläbi viia. Ja kuidas mingi siuke, see aitab kaasa mingile selgelt nägemisele. Ehk siis kuna sa tuled iseenda olemusele lähemale, klammerdud vähem välisesse, siis saad mingit teistmoodi nägemisega kontakti. Enne kui üldse alustame, siis püüa maanduda sügavamas kohalolus. Seeläbi, et sa tuled rohkem vaatlusesse, tunnetusse. Ei tegele enam mitte millegi muuga, mitte kellegi muuga, ainult vaatled seda, mis sul praegu on. Ja mitte materiaalses mõttes, vaid selles mõttes, et mitte sellega, mis on kuidagi väljapool sind, vaid mida sa tajud oma füüsilises kehas. See on ka tegelikult materiaalne. Ja mida sa tajud oma emotsionaalses kehas. Lihtsalt tunnistad iseennast selles hetkes ilma midagi ilustamata, peitmata, varjamata, et oled hästi aus. Et praegusel hetkel ma kogen ennast sellisel moel. Ja mida enam sa suudad seda teha, seda enam terviku suunas sa ennast liigutad. Sa märkad, et vähem võitled, vähem sõdid, ei taha enam põgeneda, vaid eelistad kohale jäämist, eelistad tunnistamist, vastutuse võtmist. Hingamine on ilus sügav. Päriselt nii, et kõht saab sellest sinu hingamisest kogu aeg puudutatud. See võib olla algul isegi ebamugav, mõnikord isegi pisut valulik, kui on hästi pingete rohke aeg olnud. Aga mida enam sa seda praktiseerid, seda enam see omaks saab ja seda enam sa näed, et see tõepoolest on tööriist, mis töötab nendes kohtades, kus on päriselt kitsas. Ja siin, kui mati peal on need kitsad kohad võib-olla sellised, kus me ikkagi läheme ilma sügavama vastupanuta läbi, siis väljapool matti need võivad olla need kohad, kus sa tahaks täielikult kas siis sõdida, põgeneda, hanguda. Aga kui sa oled juba mati peal saanud selle kogemuse, et kui ma hingan sügavalt, siis elu pääseb paremini läbi minu voolama ja see viib mind nendest kohtadest läbi, kust ma seni pole läbi suutnud minna. See aitab sul seedida, iseennast tunnistada, vastu võtta. Nii, ma usun, et me võime nüüd liikuda esimesse poosi. Alustame täna hoopis täitsa pikali asendis, aga see suur polster selja taha. Võid võtta selle väikse polstri oma päkkade all, oi, see mulle nii meeldib.
ja käed üle pea või külgede peale, kuidas sina tahad. Kui sa viid minu moodi käed üle pea, siis käed peavad kuhugi jõudma. Kui nad sul niimoodi õhus ripuvad, siis jube raske on päriselt sügavalt lõdvestuda. Ja käed võtavad liiga palju tähelepanu endale, et tegelikult sa peaksid suutma kogu kehas kohal olla, märgata erinevaid astinguid. Et vaata, sa võid panna käed näiteks 2 padja vahele, võid käed viia ka pea alla. Nagu ikka, et on erinevaid päevi. Mõni päev on käed vabalt vastu matti, teisel päeval ja need sinna peale ulatuvad, on ju. Esimesed 2 poosi hoian pigem vaikust, et sa kõigepealt saaksid ennast täielikult matile tuua. Ilmselgelt su keha on juba matil, aga et kogu see tähelepanu oleks matil oma kehas. Natuke räägin ka.
siit samast sa tood ennast istuma. Nii, et sinu päkad on siin kubeme juures. Mulle meeldib nii, et ma istun alati millegi peal, et mina eelistan seda. Aga sa võid istuda ka matile. Ma üldjuhul võtan suure polstri siia päkkade peale, mis natuke mõjutab veel omakorda jalgu ka ja nõjatun ettepoole. Et sa ei pea tulema kuhugi sügavale. Lihtsalt, et natukene see keharaskus vajuks ettepoole. Aga samas, kui sul on lihtne, miks mitte panna käed matile. Kukal ka vabaks, nii et sa ei hoia kuidagi pead püsti, vaid hästi ilusti joontad kukla selgrooga.
nüüd ma kutsun sind täitsa tavaliselt istuma, siruta jalad ette, enam padja peal ei istu, siin kindlasti mitte. Ja sa tood parema kanna siia kubeme juurde ja vajud oma ülakehaga vasaku jala suunas. Kui sa küll tunned, et see vasak põlv hakkab kerkima, julgelt pane midagi siia alla. Et nii kui jalg vajub põlvest lukku samamoodi, et see põlvest lukku vajumine on üldjuhul nendel, kes on hästi paindlikud, on ju, see ka ei ole hea. Siis midagi väikest põlve alla, aga kui sinu asend näeb välja selline, et sa vajud seljast küüru ja jalg on selline, siis too midagi rohkemat siia põlve alla ja sa saad hoopis loomulikuma ettepainutuse oma seljast ja see toetab sind pikast perspektiivist palju rohkem. Ja on neid ka, kellel see parem põlv on kõrgel õhus. Nii kui sa vajud ettepoole, see koormus sellele põlvele kasvab. Seepärast oleks tark panna kas või natuke midagi siia põlve alla. Sa näed, et siis keha ei tööta enam vastu sulle, et sa saad palju nagu lihtsamini vajuda sinna jala suunas. Nüüd kukkal vabaks, silmad kinni endiselt. No, ma natukene räägin kõigepealt tänasest seeriast. Et sa õpiksid üha rohkem oma keha lugema. Et sa saaksid aru, et millega mingi keha osa võib seotud olla, kuidas oma keha toetada, kui näiteks on parasjagu mingisugune valuaisting või mingisugune pinge kehas või sa tunned, et emotsionaalses mõttes on siuke kitsam aeg. Ja see on ju loomulik, et keha või see elu käib üles-alla. Need kitsamad koridorid, kus me aeg-ajalt peame kolistama, need on ääretult olulised. Need on need kohad, kus me tegelikult õpime, kus me areneme ja mis on justkui nagu lähtekoht selleks, et see elu saaks meid jälle tõsta nagu ja kõrgele. Nii et see oskus ennast nendel kitsastel koridori perioodil toetada, et see on ääretult oluline. Et siis see tõus pärast on ka kordades kõrgem. Nii et seekord meie seeria, nagu ma ütlesin, et mõjutab eelkõige reie sisekülje kaudu maksa- ja neerumeridiaani, reie välikülje kaudu sapipõie meridiaani. Mitte, et see meridiaan ainult siit üle jookseks, aga selle kaudu on seda meridiaani kõige lihtsam stimuleerida. Sapipõie meridiaani mõjutavad ka külgvenitused ja vöökohapöörded väga hästi. Ja lisaks sellele mõjutame ka ree tagakülje kaudu ja ettekummarduse kaudu siis põie meridiaani, mis on siis kõige pikem meridiaan meie kehas, mis jookseb kogu üle keha tagakülje. Et ta jookseb siit silma sisenurgast üle pea, üle kukla, paralleelselt selgrooga üle tuharate, üle reite, ree tagakülje, üle säärte, siia väikse varba juurde. Nii et seda meridiaani siis peetakse meie närvisüsteemi valitsejaks. Ja kuna see jookseb üle 3. silma ka, siis väidetavalt, et kui selles meridiaanis energia saab hästi ilusti voolama, siis avab meie selle sügavama nägemisvõime. Nüüd need 4 meridiaani on omavahel veel partnerluses. Neerumeridiaan on partnerluses põiemeridiaaniga, sapipõiemeridiaan partnerluses maksameridiaaniga. Emotsionaalses kehas on ka näha väga selget siukest partnerlust, sest see ärevustunne, mida seostatakse põiemeridiaaniga siis emotsionaalses kehas, see väga tihti on teejuht meie hirmudeni. Mitte alati, kindlasti mitte. Olen seda kanadustes ikkagi korduvalt näinud, et see nii ei ole, aga väga tihti on. Ja sapipõiemeridiaan siis emotsionaalses kehas on seotud ärrituvustundega ja see on väga tihti teejuht emotsioonideni, tunneteni, mida seostatakse emotsionaalses kehas maksameridiaaniga, mis on siis näiteks viha, vimm, vaen, raev,
sihuke sügav agressioon. Ja energeetilises mõttes need on nagu kaks täiesti nagu erinevalt tajutavat energiat. Et kui me liigume rohkem sinna ärevuse ja hirmude suunas, siis väga tihti keha muutub hästi külmaks. Sa võid tajuda seda, et sul on külm ja tahaks rohkem midagi peale. Võib-olla isegi tekib kerge värin kehasse. Ja kui sa liigud sinna ärritvustunde ja viha suunas, siis tavaliselt keha muutub nagu tajutavamalt nagu kuumemaks. Et sa tunned, kuidas keha on nagu hästi soe, et mitte öelda kuum. Ja väga tihti on raske kuidagi kohalolus olla. Et viha ikkagi on väga tihti ikkagi sihuke emotsioon, mida me tahaksime endast eemale lükata. Nii. Nüüd sa tuled kõhu peale, võtad polstri, kas siis oma küünarnukkide alla või siis hoopis oma kaenlaaukude alla, kui see on liiga sügav variatsioon sulle. Tood parema põlve niimoodi külje peale, lased enda puusa hästi alla, et on okei, kui mõnel inimesel see puus on kõrgemal, sellepärast et siis kui riielu pea käib vastu vaagnat, ega sa siin nagu ei jõuga ega alistumisega ennast läbi ei lükka, sellepärast et see, kui nii on, siis nii jääb. Pigem sa pead leidma enda keha jaoks sobiva alternatiivi. Ja märka, et see poos väga sügavalt mõjutab nimepiirkonda ja seeläbi stimuleerib ka põiemeridiaani. Aga et kui sa näed, et see tähendab minu keha puhul seda, et selg läheb pingesse, et tuhar läheb pingesse, siis sa pead leidma lihtsama variatsiooni, mis tähendab seda, et sa võid tulla küünarnukkide peale. See on ikka tunduvalt lihtsam. Ja minu meelest sa võid tulla täitsa alla ka siia. On neid inimesi isegi, kelle jaoks kõhuli olek stimuleerib juba põiemeridiaani, nii et. Aga see jalaasend siis mõjutab praegu ka maksa, neeru ja sapi põiemeridiaani. Nii et see tänane rännak väga tihti ikkagi mõjutab meid nii, et me tunneme, et mingit laadi nagu hirmud tõstavad pead või vastupidi, sa saad nagu kontakti mingi vihatundega. Ja minu puhul ma olen näinud, et see ei pruugi juhtuda tunni ajal, see võib väga tihti juhtuda nagu väikse vinnaga pärast tundi. Et lihtsalt ole kohal, et märka, kui need puudutused sind siis midagi sinus nähtavale toovad. Täna on üks teema, mis on täiesti naljakas teema tõesti, mida ma tahan teiega jagada. Ma ütlen ausalt, et see pole meil Ereliga veel lõpuni vaadatud, sest see on nagu pikem kanaldus. Aga kuna teema on huvitav, siis me kindlasti selle teeme ja kui sa täna tunned, et oot, ma tahan ikkagi seda päriselt nagu mõista, siis jälgi Kehalätte lehekülge Facebookis. See kanaldus siis saab sinna üles, on ju. Aga ma räägin, mismoodi see puudutus minuni jõudis, et mul üldse nagu tekkis mingi huvi selle teema vastu. Eelmine neljapäev andsin joogaruumis tunde, üldse mulle hästi raske päev olnud. Kuidagi nagu täpselt siuke tunne, nagu käid, kott on seljas ja nagu energeetiliselt nagu siuke tunne, nagu kerge oleks nagu peavalu, samas ei ole või nagu kogu see keha tagakülg on raske. Siis ma mingil hetkel vaatasin, okei, see on võimatuse tunne, sain aru, mis teemaga see on seotud.
ja mõtlesin, ma lasen endal lihtsalt olla, et ma isegi ei tee praegu kannatust selle kogu teema kohta, et ma lasen selle lihtsalt olla. Et sellel tundel olla, et ma saaksin seda tunnet vastu võtta. Et ma üldiselt viimasel ajal olengi seda eelistanud teha, et väga tihti, kui me nagu koheselt vaatame seda kogu teemat, siis meil see fookus sellelt tundelt läheb ära, aga tunne on see, millega me seda pilti enda jaoks üleval hoiame, nii et see tunne on ääretult oluline. Ja õhtul pärast tunde üks naisterahvas jagas mingit, tõesti see kogemus oli hästi siuke naljakas, ta rääkis, et ta käis Lõuna-Eestis oma autot parandamas, et see oli väga huvitav nagu meesterahvas, kes tal autot parandas, et kuna see oli nagu tõesti siit Tallinnast ju nii pikk maa ja kuhugi nagu sul ei ole midagi seal teha, ta lihtsalt rääkis selle meesterahvaga juttu, kes on väga spirituaalne, kellel on, nagu ma õigesti aru sain, enda tarbeks siis ehitatud pime kamber, kus ta ikkagi pikalt veedab aega ja ta oli muu hulgas lihtsalt rääkinud seda, et esimene vahekord on ääretult oluline. Et kui see ma räägin praegu seda, kuidas see naisterahvas mulle seda edastas, on ju. Et see, kuidas meie jaoks see esimene suhe on lõppenud või lõpetatud, et see määrab hästi palju meie nagu heaolu. See jutt oli enam-vähem selline. Ma kuulasin seda, on ju, ja esialgu nagu ma lihtsalt lasin selle nagu endast läbi. Üks asi, mida ma olen nagu viimastel aastatel nagu väga nagu teadlikult hakanud tegema, on see, et tegelikult infot on nii palju, meil on tohutult palju infot, on ju. Ja väga tihti see, mida me kuuleme, on ju, see võib selle inimese puhul nagu kehtida, aga see ei pruugi kehtida nagu laiemalt. Nii et on küll ja küll asju, mida ma konstellatsiooni väljaõppes nagu õppisin, mida ma nagu tajusin, et jaa, et see puudutab ja jaganud justkui tõe pähe, aga pärast nagu läbi kanali saanud aru, et see ikkagi nii kuidagi nagu laiaulatuslik ei ole ja tegelikult nagu ei oleks õige ka seda sellisel moel jagada. Nii et ma täna olen õppinud nagu asju vaatama nagu läbi filtri, et enne kui ma nagu midagi jagan ja. Nii, sa tuled uuesti istuma ja teeme 2 sama poosi teisele poole ka. Vasak päkk vastu paremat treid, sa vajud ettepoole, lased kukla vabaks. Kui on vaja, pane midagi põlve alla. Silmad on kinni. Hästi hea poos selleks, et stimuleerida maksaneerumeridiaani ja hästi mõjutab ka sapipõiemeridiaani ja lisaks veel põiemeridiaani ka läbi ette kummarduse, nii et väga siuke turvaline poos, et saada nendes meridiaanides energia voolama. Nii, mina siis pärast läksin koju ja jalutades mõtlesin, et ma vaatan korraks seda läbi kanali ja minu üllatuseks, et see nagu energia oli seal hästi tugev. Mõtlesin, issand jumal, et mis siin nagu, mis saab siin olla sellist, mis nagu nii tugevalt võngub. Ja siis ma helistasin Jerelile ja ütlesin, kuule, et see on huvitav jagamine ja et kuule, et vaataks natukene, et ma tahaks nagu aru saada, et mis see on siin, et mis võngub. Kell oli palju, et ma ju lõpetan tunnid hilja ja koristan ja siis nagu, et me kogukonnandust praegu ei tee, aga lihtsalt vaataks natukene. Sellepärast oli ka huvitav, et see naisterahvas, kes mulle seda rääkis, ütles, et issand jumal, et tema sees järsku mingid nagu pildid lihtsalt jooksid kõik kokku, kui ta nagu seda mehe juttu kuulas. Ja et ma tahtsin nagu aru saada, et mis see energia meile proovib öelda.
huvitav kombel läbi kanali on see, et tõepoolest, et see esimene vahekord on ääretult oluline sel põhjusel, et läbi selle portaali, kui naine ja mees seksuaalselt kohtuvad, on ju, saab ka laps alguse. Et läbi selle portaali me siia ellu tuleme, on ju. Ja meie avame enda jaoks selle portaali läbi esimese vahekorra. Milline see vahekord oli? See pole üldse oluline. Mis on nagu tõesti nagu kummaline, proovime seda iga nurga alt vaadata, isegi kui see on vägistamine. Et see pole oluline, milline see vahekord oli, aga hästi oluline on see, kui see ei ole, kui paljud meist elavad oma esimese seksuaalpartneriga nagu elu lõpuni koos, on ju. Et see on mõlema jaoks esimene, on ju. Et ei ole tõenäoliselt neid täna palju. Aga et milline on millise tähenduse sa oled andnud sellele, mitte isegi vahekorral, vaid pigem sellele partnerile. Et kui see suhe nagu sai läbi, et tihtipeale see ei pruugi ka alati suhe olla, on ju. See võis olla üks ja ainus kord, on ju. Ja see, nüüd ma seda lauset vaatan, mis ma kirja panin, sest see avab meie võime olla avatud kogemuspuudutusele, mis juhivad meid tervikusse. Ehk siis see sinu tähendus, mis sa annad sellele partnerile, mõjutab seda, et kuivõrd see elu terviklikkus saab sinuni jõuda. Ja võib-olla see elu terviklikkus sind ei puuduta, vähemalt mina algul mõtlesin, ma ei saa aru, on ju, aga ma ütlen sulle nii siis pigem, et see tähendus mõjutab seda, kuivõrd sa saad kogeda oma elus neid asju, mis sinu jaoks muudaksid sinu elu terviklikuks. Näiteks, et kui ma räägin iseendast, siis minu jaoks alati nagu esimesel kohal on see, et mul on nagu pere, ma ütlen nii lähedane suhe, nii oma nagu päritolu perega, aga et mul on oma pere, et mul on see hingesugulane, et mul on lapsed, et ma teen tööd, mida ma armastan, et ma suudan ennast sellega ära elatada, et mul on vahendid, on ju, ja nii edasi, aga see võib olla erinevatel inimestel nagu erinev, on ju, et mis on sinu jaoks see, mis muudab sinu elu terviklikuks. Nüüd sa tuled siia kõhu peale ja tood vasaku jala külje peale. Lased vasaku puusa hästi alla, mati ligi ja tunnetad, mis see alaselg selle peale kostab. Kui kostab, et on natukene liiga palju, too küünarnukid üle. Ja tegelikult me rohkem ei vaadanud, me mõtlesime, et nii kui see sünnipäevade ralli siin hakkab vaibuma, meil teatavasti on niimoodi, et 10 päeva sees on 5 sünnipäeva. Ja kõik on siin nagu lähiperekonnas, on ju, et eile oli minul ja Marul, kes kokku 50, sest mina sain 49. Lapsed tegid mulle õhupallid, mille peal on suured numbrid 49 ja Maru sai eile 1. Siis 26 on Allanil ja Tarol, kokku 55, sest Allan saab 50 ja Taro saab 5 ja Kaia saab järgmisel päeval ehk siis 27 saab 9-aastaseks. Selline sünnipäevade ralli ja tegelikult tähistamisi on siin nii lähiperekonnaga kui sõpradega ja nagu nii palju lihtsalt, et
nii raske on seda vaba aega leida. Aga võimalik, et saame ikkagi siin selle nädala jooksul selle kanalduse tehtud, on ju. Siis ma räägin täpsemalt, aga ma räägin nüüd oma puudutusest. Ja siis ma nagu mõtlesin, et nagu, mis see tähendus nagu minu jaoks, minu esimese partnerisega seoses siis võib olla, et mul oli hästi ilus esimene suhe, tõesti väga ilus. No, see inimene oli nagu mulle nagu ülilähedane, see oli kõige lähedasem sõber mulle. Ja me olime pea 7 aastat koos. Ja ma võin julgelt öelda, et ma olin nagu iga kõrvuni armunud, on ju. Ja see lõppes aga niimoodi, et mis ei ole üldse nii ilus, ehk siis ta jättis mulle ühika seina ukse peale postiti, et see suhe on lõppenud ja läks ise Iirimaale ära ja nagu mul polnud numbrit mitte midagi. Ja see on temaga enam aasta jooksul üldse rääkida, on ju. Ja minu see lause, mida ma korrutasin põhimõtteliselt endale 3 aastat, on see, et see pole võimalik. See pole võimalik, see pole võimalik, et ta saab aru, et ta tegi vea, ta tuleb tagasi. Nii et ma täielikult nagu tõmbasin oma tähelepanu suhetelt ära. Ma ei lubanud endal ka selle valuga silmitsi seista, mida see lahkumine minus pinnale tõi. Ma ainult nagu üritasin seda üle elada. Ja kui ma selle nagu suhte peal mõtlesin, et see ongi, et naljakas, et ma olen nüüd 6 või 7 inimese vaadanud seda, on ju, kõigil see nagu tähendus kõlab umbes nii, et see on või see pole. Ja minu puhul see pole võimalik. Ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, et minu elus on nagu kõik need asjad, mis minu jaoks nagu elu terviklikuks muudavad, on nagu tulnud hästi suure see ei ole pingutus, see ei ole vaev, see on nagu läbikukkumise, et see on nagu algul on nagu täiesti võimatu. Ma olin hästi pikalt üksi, on ju. Hästi pikalt üksi ja vahepeal olin nii üksi, et ma mõtlen ilma partnerita, et nagu 7 aastat vist nagu, mul ei olnud nagu, see tundus nagu ebareaalne, et keegi üldse nagu sobitub minuga. Kuigi väidetavalt on igale potile kaas olemas, on ju, aga mõtlesin, no ei ole. Ja samamoodi tundus laste teema minu jaoks täiesti võimatu, et kui see asi lükkub, siis ilmselgelt ma ei saa ka lapsi, on ju. Ja nagu see eneseteostus, kõik on tulnud nagu, ma ei oska öelda, nagu siukse hästi pikale veninud sünnituse näol. Ja see mind hakkas nii kõnetama see, et see pole võimalik. Ja tõsi on see, et üks teema on praegu just selles võtmes nagu aktuaalne. Ja järsku nagu selles kohas mõtlesin, issand, et kõik on võimalik. Ma ei oska välja öelda, et mida tähendab selle suhte. See ei ole kindlasti lõpetamine. See naisterahvas ütles, et suhte lõpetamine nagu ilusal moel, aga läbi kanali see ei võngu, et see on lõpetamine. Ma kohe proovin seletada natuke teisel moel seda. Nüüd sa tuled istuma ja viid oma jalad nii arki, kui siin ruumi on ja lubad endal vajuda ettepoole. Kui tahad, siis võtta midagi küünarnukkide alla. Tagumiku alla ma selles poosis kohe kindlasti ei soovita midagi panna. See viib selja asendi hästi halvaks. Pigem, kui sa näed, et ette kummardus on selline, see on jälle selja seisukohalt hästi halb, siis midagi põlved alla. Ja võid isegi kergelt kandu pöörata sissepoole, siis sa leiad selle ruumi, et siit ettepoole vajuda.
ma jõudsin praegu sinna, et see ei ole nagu lõpetamine. Et see lõpetamine, seega ma ei saa üldse kontakti selle sõnaga, pigem see on mingi selle inimese tänamine. Kuigi ma ei ole nagu see võngub, aga ma ei oska seda nagu praegu sulle nagu lahti seletada muud moodi. Ma ütlen ainult need sõnad, mis ma praegu leian. Selle inimese tänamine selle eest, et te koos avasite selle portaali teineteise jaoks, on ju. See on justkui selle esimese kogemuse, selle esimese partneri mingi täielik omaksvõtt. Ja see võimaldab sellel tähendusel justkui nagu muutuda. Ja ma tunnistan, et mina nagu see esimene suhe, see esimene lahkuminek on olnud nagu hästi sügava jõuga minu elus. Et ma arvan, praegu ei pea rohkem siia lisama, kuigi et see on nagu et vaatamata sellele, et me täna oleme selle suhte nagu, kuna ma tõepoolest, et ma arvan, et ei selle inimesega ei pea üldse suhtlema, et seda asja enda sees tervendada. Aga kuna ta oli nagu nii pikalt nagu nii suur osa minu elust ja meil on hästi suur ühine sõprusringkond, siis ma eelmise aasta suvel et ma võtsin temaga ise ühendust, et lihtsalt et teda teavitada, et ma enam teda ei süüdista. No siin on vahepeal olnud veel asju, kus ma olen nagu nii palju mõelnud, et see pole lihtsalt võimalik. Et see ei olnud ainult see lõpetamine, vaid 8 aasta eest kuskil, ei vähem 7 aasta eest, et juhtus midagi, mille puhul ma samamoodi mõtlesin, et see lihtsalt ei ole võimalik. Et see on nagu kõige hullemast seebiooperist ka nagu uskumatum. Nii et ma tegelikult eelmine suvi nagu ise võtsin ühenduse, et ma tunnistan oma loomingut selles osas, et ja jätan täielikult selle osad alla, mida tema peab tunnistama. Aga et kas see on minu sees nagu sügavalt rahus maandunud, seda kindlasti mitte. Et lihtsalt ma olen nendel viimastel päevadel saanud nagu seda enda sees vaadelda ja tunnistada. Ja nagu hästi ilus väline puudutus tuli veel see läbi, et me käisime Allan ja Ereliga Meelte videvikul. Ja kuna see nagu muusikaline pool kuidagi seekord, ma tundsin, et nii kui ma seal lähedal olen, see võtab mul igasugune energia ära ja kuidagi üldse ei kõnetanud mind, siis me hästi palju käisime ringi, suhtlesime inimestega. Oli väga sügavaid ja ilusaid kohtumisi inimestega, keda ma pole mingi 10 aastat näinud. Ja siis selle metsa all oli palju erinevaid installatsioone, siis olid siuksed peeglid pandud metsa alla, mille peale oli kirjutatud, et kõik on võimalik. Justkui kinnitamaks mulle seda, et see reaalsus hakkab minu sees muutuma. Aga see teema hakkas mulle huvi pakkuma pärast seda enda puudutust ja siis ma olen paaril inimesel aidanud veel seda vaadata, on ju. Siis ühe naisterahva puhul, kes ütles, et see esimene partner ja seksuaalakt oli pigem selline, et tahaks sellest süütusest lahti saada. Ja see tähendus, mis tema sees oli see, et see pole tähtis. Nii et sa justkui ütled sellele, mida sa oma
ellu igatsed. Sellele, et see pole tähtis, on ju. Nii. Nüüd sa tood oma jalad kokku aga mitte enam kubeme juurde. Äkad kokku ja tõmbad selja küüru, lased pea alla ja võid võtta põlvede alla polstri. Kindlasti on tänase seeria võib-olla nagu füüsilises mõttes kõige lihtsam poos, aga minu keha reageerib sellele poosi kogu aeg nii, et jalad kipuvad minema krampi. Nii et ma mõnikord võtan polstri ainuüksi selle pärast siia põlvede alla, et keha nagu alistuks selles poosis. Nii et kui sul on samamoodi, siis midagi põlvede alla. Siis üks meesterahvas, kes ütles kõigepealt mul niimoodi, et kelle ma isegi ei saa aru, kas see oli esimene nagu vahekord, sest ma ei ole kindel, et seal midagi juhtus. Et see oli nagu ja siis ma ütlesin et see võngub on ju, et see oli. Ja kui me vaatasime selle tähenduse, siis oota, ma korraks mõtlen, mis see oli. See pole nähtav, oli minu meelest jah. See pole nähtav, mis tegelikult väga hästi kirjeldab tema kogemust. Et ta ütles, ta üldse ei mäleta, mida ta tundis tegelikult pärast seda. See ei olnud inimene, kellega ta oleks veel suhelnud, on ju. Et võimalik, et see oli pisut piinlik ja ta mõtles selles mõttes, et parem unustame ära või et peaasi, et see jääks kuidagi selja taha. Aga tema kogemus on hästi kuidagi seda nagu lauset kinnitav olnud, et ta justkui et nagu ta tihtipeale kirjutab, et justkui elu toimub, aga tema on väljaspool seda. Et ta polegi nagu nähtav selle oma elu terviklikkusele. Et need kuidagi nagu kõik toimub, tema näeb, aga tema pole justkui nähtud. Mis ma veel vaatasin, üks oli see, et see pole minu jaoks õige. Ja see meesterahvas tunnistas ka, et see oli lihtsalt nagu üks juhuslik seksuaalkontakt. Et kui ta oleks kaine olnud ja teadlik olnud, siis ta kindlasti poleks midagi sellist teinud, on ju. Et pigem see oli nagu tema jaoks nagu täiesti mõttetu juhusuhe. Ja see lause oli, et see pole minu jaoks õige, oli vist see. Ja kui me koos tema nagu kogemust vaatasime, siis seal on hästi palju olnud seda, et ta nagu, kuidas ma seda nüüd sõnastan? Et tal pole selle jaoks justkui õigust. Pole õigust oma elu terviklikkuse jaoks. Justkui pole õigust olla nagu õnnelik ja rahul ja elu poolt toetatud. No teda puudutas see ääretult sügavalt, sest et ta tunneb ennast hästi sügavalt selles ära.
nii et ega ma nagu täna sellel teemal rohkem rääkida ei oska. Pigem ma tahtsin nagu sulle esitada selle küsimuse, et mis sina oma esimesele sellele partnerile annad? Mis lause see sinu alateadvusest nagu pinnale kerkib? Ja kui sa seda nagu vastust tahad enda seest leida, siis lihtsalt esita see küsimus, aga ära peaga otsi. Et pigem luba endal jääda hästi kohale, hästi ilusti olla vaikuses, siis need vastused tulevad sinu seest hästi puhtal kujul esile. Me nüüd liigume selja peale ja minu praeguse aja lemmikpoosi. Need ajas muutuvad. Praegu on see. Jalad üles, polster ristlu alla, käed üle pea. Issa ma võiks kohe siia jääda. Ja need, kes pole seda kuulnud, miks see niivõrd hea poos on, miks seda võiks iga päev praktiseerida. Nii nagu seda poosi, kus polster on ringkere all, on lihtsalt see, et üldse nagu turiseis. Turiseisu peetakse joogas asanate kuningannaks. See on siis yin-jooga versioon sellest poosist. Ta toetab kõigi nende organite tööd, mis asuvad ülakehas, sest vereringe on praegu siin parem. See toetab lümfiringet, parandab immuunsust ja siis kõigi näiteks kopsude, südame, ajutöö paraneb. Hästi hea on seedimisele. Seedimine, kui on parem, siis see mõjutab ka sinu nahka, nahatervist. Ka näo verevarustus paraneb. See on sügavalt rahustav ja toetab närvisüsteemi taastumist. Ja kui sa selle vastuse leiad, või see vastus sinuni jõuab, leiad on vale sõna, sest siis sa peaksid otsima. Kui see vastus sinuni jõuab, siis võib-olla sa näed, et see sinu jaoks ka nagu justkui toob mingid pusletükid kokku. Eile rääkisin seda yin-joogas ka õhtul joogaruumis ja üks meesterahvas ütles kohe, et Kerli, et see oli nagu täielik siuke jackpot. Kingitused tulevad mõnikord väga huvitava nurga alt. Et sügavad äratundmised, mis sõlmivad mingi pildi terviklikuks, sinu kogemuse terviklikuks. Ja muutus saab sündida siis, tuletan meelde, ma nüüd natuke rääkinud ka sellest, et kui sinu sees kohtuvad nii see sügav tundlikkus kui ka äratundmine. Ehk siis see, et kui sa leiad selle lause, siis saad aru, et see kindlasti puudutab sind mingil emotsionaalses mõttes, et sa lubaksid endal seda tunda. Et see puudutus oleks lõpuni lubatud ja samas, et sa lubaksid endale ära tunda, et mõista seda, et see on sinu valik olnud, sinu looming olnud ja kui
kui sa seda nagu sügavalt tunnistad, seda oma loomingut, siis muutus saab sündida. Me nüüd lõpetame 2 vöökoha pöördega. Aga enne tule siit padja pealt ära, et tõenäoliselt ei ole sul abivahendit vaja või siis kui polster võtta vajadusel ringkeha alla. Sa tuled pikali, haagid parema pahklu vasaku põlve ette, tõstad selle vasaku jala õhku nii, et see põlv oleks sul siin puusa kohal, keerad ennast alakehast vasakule ja viid parema käe üle pea. Nüüd see parem põlv osadel inimestel vajub hästi ära siia täitsa alla, siis võib polstri panna siia reie ja rindkere vahele. Luba oma paremal käel vajuda üle pea, õlg hästi alla.
hästi rahulikult vabasta, korraks võib-olla lased alaselja vastu matti, kiigutad põlvi külje pealt külje peale, sest väga paljude jaoks ei ole see lihtne poos, ta ikka on mõnusalt sissepoole puuriv ja mõnikord ebamugav lausa. nii et nüüd vasak back parema põlve ette, keerad ennast siia parema külje peal nii, et back tuleb võimalikult puusa kõrgusele, põlv püsti, vasak käsi üle pea. see on nüüd selle seeria viimane poos.
nii, hästi rahulikult vabasta. Rulli veel end alaselga seal mati peal ja kiiguta põlvi külje pealt külje peale, enne kui sa lähed lõpus vaasanasse. Luba endal olla kohalolus, vaikuses. Võimalusel tõesti pane kõik kinni ja hoia seda oma ruumi, hoia seda kohalolu, nii et sa tunned, kuidas eluhoitus saab sinus ja läbi sinu maanduda.